tere, hea kuulaja, algab saade Õpime koos ning sinuga on Karin Tõevere. Tänases saates tutvustame karjääri- ja ettevõtlusprogrammi Edu ja Tegu ning oleme külla kutsunud Haridus- ja Noorteameti üldhariduse ettevõtluskoordinaatori Erika Veide ning sotsiaalainete ja karjääriõppe peaspetsialisti Kersti Kiviriti. Mõlemad veavad ja arendavad valdkonda läbi ettevõtlus- ja karjääriõppeprogrammi Edu ja Tegu, mille elluviijaks on Arno ning rahastajaks Euroopa Sotsiaalfond. Ning et meie tänane vestlus liiga teoreetiliseks ei läheks, siis oleme külla palunud ka Maive Noodla. Maive Noodla on Põltsamaa Ühisgümnaasiumi matemaatika- ja karjääriõppe õpetaja. Nii et kõik koolijuhid, õpetajad, täna on saade teile. Mõnusat kuulamist! No nii, tere tulemast saatesse Erika, Kersti ja Maive. Tere! Te kõik olete kuidagi seotud Edu ja Tegu programmiga ja täna selles saates ka juttu tuleb. Aga alustuseks kohe küsiks siis, et millest koosneb üks ettevõtlik inimene? Mina arvan, et hästi paljudest asjadest. Et ei ole ainult nagu ühte asja, et kui sul on näiteks algatusvõime, siis sa oled ettevõtlik. Aga selleks on meil targad inimesed pannud pead kokku ja teinud sellise ettevõtluspädevuse mudeli ja sinna alla kuulub 14 alapädevust. Ja on kirjeldanud ära, et mida ja millest koosnevad need 14 alapädevust ja kui sa nüüd neid kõiki 14 alapädevust endast teadlikult, tahtlikult, planeeritult arendad, siis võid sa öelda, et sinus on arenenud mingi teatud pädevus, mida me siis nimetame ettevõtluspädevuseks. Ja mis aitab sul olla ettevõtlik inimene. Tõmbaksin siin Erika jutule pildi veel laiemaks taustal, sest teatavasti ettevõtlikkuspädevus on ka ju riiklikus õppekavas üks üldpädevusi ja koolirahvale kindlasti on hästi tuttav Eve Kikase sari õppimine ja õpetamine teises 3. kooliastmes ja seal on toodud näiteks ettevõtlikkuse olulisteks elementideks selline positiivne eneseuskumus, ka selline ladus divergentne mõtlemine, mis on samas kajastuvad ka selles ettevõtluspädevusmudelis, millest Erika rääkis ja mis kajastuvad ka karjäärikujundamise pädevuste mudelites. Nii et just, et esmane start ongi kujundada siis koolis inimest, kes usub ise endasse ja kes suudab välja pakkuda loovaid lahendusi. Ja kui siia veel öelda mingisugune kõlav lause, siis ettevõtliku mõtteviisiga inimesed on number 1 lahendustele orienteeritud. Nad number 2 kohanevad kiiresti muutuvates oludes ja neil on tahe kas midagi muuta, ellu viia, et mitte ainult idee tasandile ei asjad. No väga tore. Et mul kohe tuli meelde siin, et eesti keeles on 14 käänet, et kas te saite eesti keelest inspiratsiooni, et 14 pädevust või kuidas? Kindlasti, kõik elus on omavahel seotud. Et miks mitte siduda iga käändega ühe alapädevuse, läheks ludinal ja oleks mingi eesti keelega kenasti olemas. Väga hästi. Aga mis siis on ikkagi ettevõtlus- ja karjääriõppe eesmärk ja keda me siis kujundame ja mis on selle kujundamise võtmetegurid? Mina ütlen seda, et me oleme pannud kenasti ettevõtlusõppele eesmärgi. Ettevõtlusõppe eesmärk on suurendada nende inimeste arvu, kes tahavad ja suudavad viia ideed tegelikkuseks. Ühiskond ei funktsioneeri nii, nagu ta peaks, kui nende inimeste osakaal, kes visioneerivad ja on kommentaariumites ja niisama torisevad, või tal on suurepärased ideed, aga need kuhugi ei liigu, kui see mass ühiskonnast on suurem kui need, kes tahavad ja suudavad viia ideed tegelikkuseks, siis ühiskond ägab. Ja kui ühel hetkel see juhtub, et siis peab ühiskonnas tegema väga ponnistusi ja muutusi, et järgmine põlvkond kannaks edasi, et nende inimeste arv oleks suurem, kes tahavad ja suudavad viia ideid tegelikkuseks. See ei ole ainult see, et me tahame, et noored tuleksid toime oma eludega paremal viisil. Nagu toimetulek on nagu niisugune
kuidas ma ütlen, nagu miinimum või alammäär või võib-olla on sellel sõnal paha kõla. Et võib-olla toimetulek mõne jaoks on see, et ma tulen toime ja kõik on okei ja see on elu, ta kulgeb läbi elu sellega, et ma tulen toime. Aga võib-olla on seal see toimetuleku taga võiks olla potentsiaali avaldamine. Just. Ja riigi tasandi poliitikas kindlasti tuginetakse hästi palju ka andmetele, et üks konkreetselt ettevõtlust puudutav murekoht on see, et Eesti inimeste seas on liiga vähe ettevõtjaid ja seal taga muidugi ka selline teatud iseseisvus, et sõltutakse liiga palju tööturu armust. Ja murekoht on ka see, et meie noored siis kooli lõppedes ei suuda teha läbimõeldud valikuid nii edasiõppimises kui kaugemas mõttes tööturus. Kutsehariduses on 4 aasta jooksul langevus 60% ja sellised andmed kindlasti tõstavad veel rohkem nii ettevõtlusõppe, karjääriõppe vajadust ja tegelikult nende statistikate taga on hästi konkreetsed lood, et noor inimene, kes on omadega hädas, inimene, kelle oskused vananevad, tal ei ole piisavalt sellist algatust, julgust ettevõtjana leida rakendust ja nii edasi. Ja ma arvan, Maive õpetajana kindlasti näeb väga lähedalt neid konkreetseid lugusid ja kuidas saab siis neid noori toetada läbi ettevõtluse karjääriõppe. Ma just mõtlesin praegu teid kuulates selle peale, et koolile ongi pandud nagu nii suur roll sellega seoses noore elus, et aidata tal neid üles leida see, mis teda huvitab, kuhu ta tahab jõuda, millega tegeleda, eks ole. Ja tihti ka see, et aru saada, et ma võingi vahel ka valesti valida. Et me püüame võib-olla vältida seda, et nad valesti valiksid, aga tänu sellele, et nad vahel valivad valesti, nad teevad lõpuks õigemaid otsuseid. Just. Et kui ma mõtlen üldse selle sama sõna peale, mis on mul üks lemmiksõnadest, et potentsiaal, mis asi see on võimalik, varjatud ja varuna olemas olev. Et see on nagu mingi sihukene suur ja tegelikult vägev ja mõnus asi, kui ta on võimalik, ta on varjatud ja varuna olemas olev ja see tuleb nagu erinevates elusituatsioonides ilmsiks, et kui ma jälgisin oma vanemaid, kes on jõudnud sellisesse ikka, et nad on mõlemad üle 80, emal oli 4 aastat tagasi insult ja inimene, kes oli terve elu nagu kasvatanud üles 6 last ja toonud aidakivid ja nii edasi, et olnud äärmiselt tegus inimene, täpselt samamoodi isa seal kõrval. Ja siis oli vaja isal võtta teistsugune roll kodus ja hooldada ja hoolitseda ema eest ja kodu eest ja kõik see, mida oli enne ema kanda. Ja siis me nägime nagu perega kõrvalt, kuidas avanes, sellepärast, et seda oli vaja isast tohutu potentsiaal. Ma teen kapi lahti ja kapist vaatab mulle otsa vanaisa Õuna Moos, vanaisa Õuna Mahl, vanaisa Porsi Põhi. Midagi sellist, mida unes ei oleks näinud, et isa teeb selliseid asju, aga olukord pakkus talle selle võimaluse, pakkus võimaluse avaneda potentsiaalil ja kirel lausa, mis tuli siis, kui ta sai 80. Et selles mõttes ka lapsi julgustada, et jah, erinevad elusituatsioonid ja olukorrad võivad tuua sinu ette võimaluse potentsiaali avamiseks, ole selleks valmis ja mine sellega kaasa. Täienda ennast, koolita ennast, panusta sinna aega ja energiat ja sa näed, milline hea asi võib sellest tulla. Siinkohal võiks ju küsida, et jah, täiskasvanud inimestena me saame sellest täiesti aru, aga kui see noor on selline 14, 15 ja nii edasi, et on olemas need, kes lähevad ja teevad ja on täis indu ja jaksu, aga on ju need, kes nagu, suva küll saab, et kuidas neid tõugata ja lükata takka? Et siin tulebki mängu selline üldpädevustlik teadmiste oskuste hoiakute arendamine, et tegelikult ka see suva, et seal taga on mingisugune impulss ja meie kui pedagoogide selline väljakutse on see kuidagi üles leida. Et natuke minu taustapildist ka, et minu selja taga selline viktoriaanlik kool ja tegelikult ma olen nüüd siin, mitte ainult siin podcastis, ka teistes karjääriõppe koolitustes selliseid taustapilte omanud, seetõttu ma teen ka ajaloo teemalisi sisselugemisi ja mulle tundub, et see sobib väga hästi ka sellise tänapäeva karjääriõppe väljakutsete juurde, et me ju õpetame
arendame, kujundame noori siin aastaks 2050, 2060, ka 70, et kes me siin täpselt oskame öelda, milline on see maailm. Et tuletada meil seda aja liikumist ja selge see, et kui meil siin kolmandas kooliastmes või gümnaasiumis Põltsamaal seal Kesa raames väga hästi ka seal tehakse sellised tutvumisi tööturuga, ametitega, siis meil pole praegu väga head aimu, mis on aastal 2050 tööturul seis, millised ametid, millised oskused vajatakse ja seal tuleb just mängu see õpioskus, selline iseenda tundmine, seesama see positiivne eneseuskumus, et sellised maast madalast kujundatud hoiakud ja teadmised iseendast, oskused muutuvad seda enam olulisemaks. Ja mulle tundub ka, et selline lahenduste otsimisele julgustamine on üks suur võtmesõnu koolipildis, ütleme. Mida me saame teha, et kui sul on probleem, leia see lahendus ja ütleme, esmane koostöö tuleb ikkagi ju siit, et kas see, et nad omavahel koostööd teevad või ka see, et räägi läbi omavahel, räägi läbi õpetajaga. Et see, et ma julgen suhelda inimestega, see on juba suur asi, mida tulevikus läheb väga palju vaja. Suhtlemine, koostöö, arvestamine ja sinna kõik juurde ettevõtlikkus, loovus ja kõik need muud toredad asjad, eks. Just. No see suhtlemine on meil praegusel ajal selline so-so võiks öelda, et inimesed on harjunud, meiegi kohtume siin Zoomi vahendusel, et noored, kes tegelikult alles kujunevad isiksusteks, nende mingisugune vanusegrupp ongi praegu, et nad suhtlesid kõik aeg, eks ju, Zoomi teel õpetajatega, et see sotsiaalne pool ilmselt jääb vajaka. Aga sina, Maive, oled karjääriõpetaja, et mis on see eesmärk, mida sinu aine nagu kannab ja teine asi see, et siit käis läbi sõna Kesa. Mis asi on Kesa? Me alustasime Kesaga, ma arvan, kuskil 7 või 8 aastat tagasi. Ja Kesa tuleb tähtedest või sõnadest karjäär, ettevõtlus, suhtlemispsühholoogia ja sealt vahelt on puudu põhtäht, mis tähendab tegelikult veel ka projektitööd ja see A on siis alused. Ehk me anname noortele kõikidest nendest 4 õppeainest või valikainest siis üldise ülevaate. Natuke laseme neil seda nuusutada, sest 140 tunni raames kõike nagu ju lõplikult ja põhjalikult ei jõua. Ja miks see tuli, oli see, et praktiline vajadus. Et me ühel hetkel avastasime, et me dubleerime üksteist. Mina lähen karjääriõpetuse tunnist ära majandusõpetuse õpetajaga midagi seal omavahel rääkima ja selgub, et ta hakkab tundi minema ja ta räägib motivatsioonist, millest ma olin just 2 tundi tagasi rääkinud. Ja siis me leidsime sealt nagu veel puutepunkti loomulikult psühholoogiaga ja lõpuks saimegi aru, et meil ei ole mõtet üksteist nagu dubleerida, vaid teeme midagi koos. Me hoiame niimoodi kokku tunni ressurssi, mille arvelt me saaks teha midagi toredat. Ja sealt on meil välja kasvanud siis see lõiming niimoodi, et me käime koos tunnis, me võime olla üksi, aga me võime olla ka 3 korraga tunnis olenevalt teemast. Ja me teeme tänu sellele, et me ei dubleeri, me saame teha sellist suurt rollimängu, mis võtab päris palju aega. Ja meil on selle jaoks nüüd nagu ressurssi juures. Nii et see Kesa ühendab ära meil siis 4 õppeainet sinna sisse. No nii, aga Põltsamaa Ühisgümnaasium võitis 2020. aastal Edu ja Tegu aasta ettevõtluse õppe edendaja tiitli. Et liigume selle Edu ja Tegu juurde, et mis asi see Edu ja Tegu programm on ning kuidas ta on, kui ma jälle mõtlen selle ettevõtlikkuse peale ja mõtlen selle peale, et kui ma ise õpetaja olin, siis neid ettevõtluse erinevaid programme ja koolitusi tuli postkasti nagu üsna palju, et minu jaoks on tegelikult üsna segane, et mis on Edumus, Edu ja Tegu, siis oli Ja Eesti ja veel teised asjad, et mis siis ikkagi on Edu ja Tegu? See on programm, mis algas 2016. aastal ja oli Haridus- ja Teadusministeeriumi juhtida. Ja oligi üks selline programm, mille eesmärk on siis edendada ettevõtlus- ja karjääriõpet, nii ettevõtlikku hoiakut ja seda siis kõigil haridusastmetel ja liikides. Hetkel on liikunud see programmi juhtimine Haridus- ja Noorteametisse, kuid eesmärgid on jäänud samaks. Ikkagi me tahame ettevõtluse karjääriõpet ja seda ettevõtlikku hoiakut
siis arendada ja edendada ja programmil on liikmeskond, meil on partnerid, meil on missioonid, visioonid, strateegilised eesmärgid. Aga põhiline on siiski see, et me tahame ühiskonnas luua sellise muutuse ja see muutus ei ole ühe õppeaine raames. Et me teeme üks õppeaine, lapsed käivad sealt läbi ja nüüd on nad meil valmis. Tegelikult võib-olla see programm aitabki lihtsalt kaasa sellele süsteemsusele. Et me räägime millegist, mis on süsteemne. Lapsest ei arene, kui ma 3-aastaselt, ma ütlesin talle ühe asja ja ma ütlesin ja see on kõik, vaid ma teen ju lapsevanemana seda pidevalt, et vahel ma pean mõnda asja päevas 10 kordi meelde tuletama, et see ükskord kannaks vilja. Samamoodi me näeme seda süsteemsust, mida on vaja siis arendada üldhariduses ja võib-olla ka kutse ja kõrg- ja alushariduses. Aga mõte ongi selles, et ta on lõimitud, ta on osa, mis ei ole nagu võõrkeha seal küljes, vaid ta on loomulik osa. Ta on loomulik osa, sest me oleme kõik komplekssed. Me ei räägi enam sellisest kinnisest aineõppest, vaid ka iga aine on juba selline, ja me tahame, et laps mõistaks seda ainet oma elus hiljem. Ja see tähendab seda, et seda tuleb lõimida päris eluga. Ja kas teil on siis ettevõtlus- ja karjääriõppe programmil Edu ja Tegu, on teil mingi ühisosa Ja-Eestiga või ettevõtliku kooliga näiteks? Ma arvan, et meie põhiline ühisosa ongi see, et me kõik tahame arendada ettevõtlikku hoiakut. Me paneme suurt rõhku igapäevasusele ja praktilisusele ja kogemuslikkusele õppele ja et toimuks juba koostöine lähenemine. Ja ettevõtlik kool ning Junior Achievement ehk siis Ja-Eesti, need on mõlemad meie programmi head partnerid. Meil on ühistegevused, me katame alasid, mida üks parasjagu ei suuda, ei jõua katta, et me ei dubleeri üksteist, vaid pigem me täiendame, me oleme partnerid üksteisele, me teeme koostöös ka kõik koos erinevaid asju, aga samas me arendame individuaalselt ka väga spetsiifilisi alasid. Et kui ettevõtlik kool on väga tugevalt orienteeritud ja tegeleb kooli meeskondadega, Junior Achievement tegeleb pigem õppijatega ja nende arendamisega just kogemuslikus mõttes, saades selle õpilasfirma kogemuse ja kõik, mis ta selle protsessi kaudu saab, siis puhtalt võib-olla meie tegeleme siis nii õppematerjalide loomisega, ainekavade loomisega, koolitustega tegeleb ka muidugi ja ettevõtlik kool, aga just omast fookusest lähtuvalt. Et meil on ühiskohti, me ajame oma asju, aga me tunneme üksteist ikkagi partneritena. On sul Kersti siia lisada? Selline põhimõtteline asi, et kuna Edu Tegu on välisvahenditega programm, siis nagu iga teine programm on ka selle ülesanne võimendada ja kiirendada neid tegevusi, eesmärke, mis niikuinii riigil plaanis on. Et tänu programmile me saame palju tõhusamalt koolitada õpetajad, luua palju rohkem materjale, nii juhendmaterjale kui ka siis konkreetseid ülesandeid, harjutusi ja palju muud. Nii et see programm tõesti koondab mitmed erinevad partnerid, kes niikuinii tegelevad sama eesmärgi nimel ja pakub siis rohkem võimalusi tegutsemiseks. Maive, aga teie kool on siis Edu ja Tegu programmiga liitunud või on ka teised programmid teie koolis nii-öelda sellised aktuaalsed? Meil on ka et me oleme Junior Achievementi kaudu, meil on 4 koolitatud õpilasfirmade juhendajat ja meil on 2 aastat nüüd, kus meil on olnud õpilasfirmad ja päris edukad. Nii et esimesel aastal meil oli lausa 5 firmat, kellest üks jõudis ka 20 parema hulka siis vabariigis. Ja maakonna tunnustusi muidugi on tulnud siit riburada pidi ja kohalikke.
ja seal meil on ja ka ütleme siis see on nüüd 4. kooliaste, eks, et 1., 2. kooliaste, seal on õpetajad, kes on siis läbinud selle 7 sammu ettevalmistuse ja koolituse ja rakendavad seda siis üldõpetuses ja 5. klassis on eraldi valikaine kohe ettevõtlusmajandus. Ja siis ettevõtliku kooliga seoses meie koolil on ettevõtliku kooli hõbetase. Natukene jäi kullast puudu, aga me ikkagi püüdleme kogu aeg selle poole, et meie koolist läheksid välja ettevõtlikud, loovad, ennast juhtivad noored ja püüame neile leida siis võimalusi, et pakkuda kogemusi, kuidas päris elu siis tegelikult toimib. Et pakkuda praktilisi võimalusi ja muidugi kooli kontekstis me ikkagi mitmeid asju mängime ka paberil läbi, aga mängime läbi. Ma saan aru, et kõik need programmid on toeks olnud, et kool nii-öelda selliste muutustega kaasas käiks ja ikkagi noored oleksid ettevõtlikud ja elus hakkamasaajad. Aga Eerika, sulle veel küsimus, et kui palju on Edu ja Tegu võrgustikus koole üldse kokku? Koole on palju. Et mõtleme niimoodi, et süsteemset sihukest ettevõtlikku ja ettevõtlusõpet rakendavad siis hetke seisuga 336 üldhariduskooli ja kutseõppeasutust ja kõrgkooli, aga rakendamises ja ettevalmistuses on osalenud kindlasti rohkem koole, me oleme neid ära üles märkinud 423, aga kindlasti on ka neid koole, sellepärast et kuna meie programmiga liitumiseks, et sa ei pea kuhugi panema linnukese ja saatma kirja, et nüüd ma tahan liituda, vaid ma läksin näiteks meie programmi kodulehele ja leidsin sealt 3. kooliastmele väga vahva lõimitud ainekava, kus on ettevõtlus ja karjäär kokku pandud, kus on materjalid üleval, lähen oma koolis võib-olla õppenõukokku või siis juhtkonnaga rääkima, et mis te arvate, et kas hakkaks proovima meie koolis ka seda ja lähebki tegemiseks ja kui nad on veel käinud mõnel meie koolitusel ja sellel saanud veel lisateadmisi, siis see on nagu lihtsalt boonus või abi, et parimal moel seda rakendada, aga loomulikult on igal koolil õigus ja vastavalt vajadustele teha sinna muutuseid ja sellega ta juba rakendabki programmi. Ta rakendab neid põhimõtteid nende materjalide kaudu, mida me oleme siis loonud õpetajatele. No see on, ma saan aru, hea uudis, et kuskile kandideerima ei pea, et kui on vaba tahe ja soov olemas, siis teil on nii-öelda materjalid olemas. Aga mida siis konkreetselt see Edu ja Tegu programm koolidele ja õpetajatele pakub, et need võimalused kõik, et mis teil siis olemas on, see on väikse sissejuhatuse juba tegid, aga kindlasti on palju rohkem teil pakkuda. Jah, me teeme seminare, me teeme webinare, me teeme koolitusi, me teeme pikaajalisi koolitusi, me teeme alustavatele õpetajatele, me teeme meistriklasse õpetajatele, kes on juba alustanud. Nüüd me, kuna algselt olime me 16–20 aastatel, olime me ettevõtlust ja ettevõtlikkust arendav programm ja alates sellest aastast liitus selle programmiga karjääriõppe teema, et siis seda püüame intensiivselt arvestada, juurde mõelda just selles mõtmes ka, et kui meil enne olid nagu ettevõtlusõpetajad, siis nemad vajavad seda karjääri poolt juurde ja kui meil olid karjääriõpetajad, siis nad vajavad võib-olla seda ettevõtluspoolt juurde ja seda rahatarkust, et me arvestame siis sellega oma koolitusprogrammides. Me loome materjale, näiteks 1. kooliastmele on loodud töölehed, mida õpetajad saavad kasutada siis erinevates ainetundides, võtta matemaatikatundi mõne ülesande, mis tegelikult annab õpilasele rahatarkust, tegeleb mõne konkreetse pädevusega, ta isegi ei tea seda, aga õpetajale on see lahti kirjutatud, mida ta selle kaudu, mida ta õpilasele annab. Ja väga suur asi, ma arvan, on ka see, et programm annab võrgustiku. See õpetaja ei ole enam üksi. Meil on loodud Facebooki grupid ettevõtlus- ja karjääriõpetajatele. Sinna gruppidesse saab tulla, meil toimub suvekool, koroonakiuste
ja pagendamiseks, et võrgustik on oluline igas sfääris. Et ma arvan, et see programm praegu selliselt jõuliselt käib ja annabki võimaluse see, et kõik koolid, kõik alustavad ja juba töötavad õpetajad ja juhtkonnad saavad omavahel kontakteeruda ja neil on ja saavad visioneerida ja viia praktiliselt asju läbi. Ma pööraksin tähelepanu ka sellisele metodoloogilisele tõukele, mida me nii programmi raames kui ka siis kõrvalt oma riigi eelarveste tegevuste raames teeme. Et üks tänuväärne lahendus tõesti on töölehed, et mida õpetaja saab nii ainetundides kui ka siis karjääri- või ettevõtlusõppetundides kasutada. Aga samas on ka selline väljakutse, aga mida ma siis tunnis täpselt teen, et õpilane julgeks teha valikuid ja neid analüüsida või et õpilane oskaks iseennast kirjeldada adekvaatselt, et siis sellega seoses me siin jooksvalt töötamegi välja erinevaid meetodeid, mis aitavad õpetajal siis luua sellist keskkonda klassis, kus toimuvad erinevad tegevused, simulatsioonid, mida analüüsitakse, õpetajal on see samm-sammult juhend. Hästi konkreetse näitena võib tuua siin ettevõtete külastamise käsiraamatu uuendatud väljaande, mis on nüüd ka seal Erika mainitud valikaine juures. Et kui tihtipeale on ka tavaks õpilaste huvisid enne ettevõtete külastusi selekteerida võib-olla seal Google Drive'i küsimustega või lihtsalt sellise muus vormis andmekorjega, et siis kolmandas kooliajas see pruugi tihti olla sellist arusaamat, aga mis mind huvitab, et võib-olla ütlen seda, mis parasjagu pähe tuleb või millest sõber rääkis, et siis näiteks nüüd seal siis selles uuendatud käsiraamatus on harjutus Ametite meri, mis on just täpselt selline samm-sammult keskkonna loomise juhend, kus siis läbi aktiivse tegevuse niimoodi korjatakse välja õpilaste mälestused minevikust, neid kaardistatakse läbi loova tegevuse ja siis analüüsitakse, siis sealt tulevad need huvid. Et selline tegevusliin ja tulevad välja ka käsiraamatud, et eelmine aasta tegime siis veel enne koroonaperioodi koos õpetajatega saime kokku ja arendasime siis Europassi ja kvalifikatsiooniraamastiku teemal sellist õppijate aktiviseerivat käsiraamatut ja siis nüüd on parasjagu töös OSKA andmebaasile siis tuginev käsiraamat. No nii, aga Maive, sina kuulud sellesse võrgustikku, et kuivõrd see võrgustik on toetanud nüüd teie kooli oma nii-öelda programmi ja oma sellise teekonna valimisel? Ma võib-olla ei ole siin selle koha pealt kõige pädevam vastama, sellepärast, et ma olen kooli mõttes selle meeskonna liige, aga meie juht on olnud meie õppealajuhataja kogu aeg või projektijuht, kes on neid asju nagu eest vedanud, kellel on kindlasti kogu sellest asjast palju parem ülevaade. Et mis me oleme selles mõttes, me oleme saanud osaleda erinevatel koolitustel, mida siin eespool juba on mainitud, eks, siis Edu ja Tegu programmi kaudu me oleme saanud osaleda erinevates projektides. Et meil oli suur projekt Ettevõtlikkus eduvõti, mille raames õpilased said, ja see oli siis ülevallaline ja see oli tegelikult hoopis valla koordineeritud projekt. Ja see oli väga kihvt, sellepärast, et seal sai meie kool osaleda, said meie piirkonna väiksemad koolid, olid erinevad tegevused, ettevõtluskülade külastused, projektipäevad, karjääripäevad, et kõik see on ja muidugi need, mida siin Erika mainis, need, ma ei saa nüüd öelda, meistriklassi koolitused ja need ettevõtlusõpetajate baaskoolitused, et need on need, mille kaudu meie oleme nagu õpetajad ennast siis arendanud. Et meil on õpetajad, kes on läbinud selle koolituse ja viivad seda ellu gümnaasiumis ja põhikoolis siis 9. klassis sellel aastal. Et see on nagu need, kuidas meie oleme sinna võrgustikku ennast sisse söönud. Aga ma saan aru, et need koolitused on õpetajatele ja koolijuhtidele kõik tasuta või see on ikkagi mingisugune raha tuleb leida need koolitusrahadest? Ei, kõik on tasuta. Ja tulge, kõik materjalid on tasuta, koolitused on tasuta, võrgustiku üritused on tasuta. Et kuna need on välisrahadest, siis välisrahadest ja haridusteemad, need on kõik peavad olema tasuta kättesaadavad õpetajatele.
no see on suurepärane ju, absoluutselt. Aga Maive, nüüd sinu käest saabki siis küsida, et sina oled ise nendel koolitustel käinud, et kuidas sa nagu oma tundides siis oled seda programmi või kuidas sa oled kasu saanud sellest või kuidas sa teostad neid lõiminguid ja asju, et sa rääkisid siin Kesas, teed teiste õpetajatega koostööd, et piiratud ressurss on aeg, kus sa leiad selle ja kus on need lõimimiskohad? No vot, aeg oligi ju see, mille pärast me üldse hakkasime seda lõimingut tegema, sellepärast et aeg paneb ette, kas sa saad teha mingit suuremat projekti või ei saa. Et kui ma nii-öelda üksi olin, siis ma tegin karjääriõpetuses natukene töövestlusi, mängisime läbi. Aga siis, kui me nagu leivad ühte kappi panime, siis sai teha hoopis suuremaid asju. Ja nüüd, kui ma selle Kesa juurde võib-olla tulengi tagasi ja selle näitel räägin, et seal on meil nüüd tänu lõimingule selline olukord, et me terve esimese 10. klassi pool aasta ja isegi natuke rohkem teeme rollimängu sisenemine tööturule, mis algabki sellega, et õpilased analüüsivad ennast, vaatavad oma oskusi, huvisid, väärtusi, tõekspidamisi, analüüsivad neid, panevad kirja, tagasisidestavad üksteisele, sest teise pilk ja see, et kes sa tegelikult oled, millisena mina sind näen, annab noorele tegelikult nii palju nagu juurde. Ja samal ajal toimub meil siis ka ettevõtte loomine. Et nad loovad oma ettevõtte ja ettevõttes jaotavad ära, kes mis tööd teeb või millised tööülesanded tal on. Meil on ettevõtted, 3-4 liikmelised meeskonnad on nad seal ja on ettevõte, kus määravad ära ka selle, et mitte kõik ei ole juhid, vaid keegi ongi koristaja näiteks. Ja seal me mängime läbi siis kandideerimisdokumendid, kandideerimiseks ettevalmistamine, suhtlemispsühholoogiast tuleb sisse vestlustel käitumine, kõik see, kuidas see välja peab nägema, mis ma pean ütlema, võib-olla kuidas ma riides pean olema, kuni lõpeb sellega, et me päriselt mängime need vestlused läbi. Ja sinna kaasa meil on olnud vahvad partnerid ettevõtete siit oma kohalike ettevõtete näol või siis töötukassa spetsialistid, kes tulevad meil kas ettevalmistusperioodil juba oma seda eksperti sisse tooma sinna ja oma teadmisi või siis ka vestluste ajal nad tulevad meile vestluste päeval kooli ja jälgivad ja tagasisidestavad õpilastele. Et see on nagu kuhu meie kogu selle oma lõimimisega tahamegi jõuda, et ta oleks võimalikult päris. Ja et tuua nagu veel vürtsi nendesse, siis me aeg-ajalt ka filmime õpilaste esinemisi ja pärast siis jälle psühholoogiaõpetaja või suhtlemispsühholoogia õpetaja siis analüüsib seda ka kehakeelt, et ka sealt see tagasiside õpilastele saada ja anda. No ma saan aru, et sellel lõimimisel, me kõik teame, et on omad boonused, me hoiame kokku aega ja tekivad seosed õpilastel nende erinevate asjade vahel, et kõik ei ole eraldi, et nüüd mul on see õpetaja, see aine ja neid asju pean teadma siin tunnis, lähen teise tundi, panen kohvri kinni ja võtan teise kohvri lahti. Et me saame aru sellest lõimingu positiivsest osast, aga milliseid väljakutseid või võib-olla selliseid kitsaskohti sa nagu sellise praktika käigus oled näinud, et millega võib-olla nii-öelda alustajad võib-olla põrkuvad esialgu ja sa oskad mingeid selliseid motiveerivaid sõnu öelda, et vot sellest ja sellest saab üle nii ja nii. No ma pean vist nüüd ikka jälle kiitma hakkama sellega, et ma tean koolivõrgustikus ikkagi olukordasid, kus mitte tihti, aga on olukordi, kus juhid ei ole nagu võib-olla nii seda meelt, et karjääriõpetus ongi vajalik või kõik see lõiming on vajalik, et meil on jälle vastupidi, et meil ollakse väga toetavad ja me oleme ise selles mõttes, et kui me tahame midagi muuta, siis me istume ise maha ja nüüd me teeme. Et meil on tegelikult praegu just nimelt õhus see, et kui kooliaasta lõpeb ära, siis me hakkame seda Kesa tänast ainekava ja oma töökava tegelikult täiesti uuendama. Ja kui kitsaskohtadest, siis see on üks kitsaskoht on meie enda jaoks see ajaline ressurss, et neid uuendusi kuidas siis on välja mõelda, sisse viia ja siis katsetama hakata. Et 4 inimest ühel hetkel kokku saada ja teha, vot see on meie jaoks võib-olla aeg-ajalt selline probleemi koht, sest meil on ju kõigil ka 4 oma teised tunnid ja tööd seal kõrval, eks.
et ma ei oskagi praegu võib-olla öelda, et mis meil nii suureks takistuseks oleks saanud. Ei ole võib-olla. Kõlab halvasti või hästi, ma ei tea, kuidas keegi võtab, aga kuna meil on tõesti olnud see toetus taga, siis meil on antud vabad käed, tehke nii, kuidas teile tundub, et on kõige parem. Ja me oleme niimoodi toimetanud ja me ei ole nagu kuulnud, et keegi oleks rahul olematu. Õpilased on selles mõttes rahul just nimelt, et see on nagu päris elu, eks, ja elus on ju ka kõik asjad lõimitud. Et kui me lähme klassi ja ütlevad, täna on hoopis teiega tund, et siis nad nagu ei ehmata ära, vaid et okei, täna on siis nii, on ju. No, ma saan aru, et Põltsamaa koolijuht on olnud nii suure visiooniga ja Edu ja Tegu programm on pakkunud nii palju seda toetust, et inspiratsiooni on saanud õpetajad ja puhtalt selliselt entusiasmiga lükkavad asjad käima ja vanker veereb teil seal. Aga sina, Maive, ei ole mitte ainult karjääriõpetaja, sa oled ka matemaatikaõpetaja. Et kui sa nüüd mõtled matemaatikaõpetaja poolt, et kas sa sealt Edu ja Tegu programmist oled saanud midagi ka oma tundi kui matemaatikaõpetaja? No mis on muidugi nüüd see 3. kooliastme uus karjääri ettevõtluse ainekava, mis siin Eerika tublisti just toimetuseks, et selle üks suur moodul on ju rahatarkus. Ja kui ma seda ainekava niimoodi vaatasin ja mõtlesin, sa mõtlesin, et appi, et matemaatikaõpetajana olen ma seda rahatarkust teinud kogu aeg. Et õpetajana pluss see, et ma olen põhikooli matemaatikaõpetaja, et gümnaasiumi astmesse sinna me kutsume rahatarkuse spetsialistid pangandusest, et see on meil iga aasta selline, sest see on teema, mis lapsi nagu huvitab ja investoreid ja selliseid inimesi. Et see rahatarkus on, ma ütleks, mis on matemaatika puhul nagu hästi sisse lõimitud. Ja mis on, ma toon see võib-olla ühe sellise toreda näite, see on mitmeid aastaid tagasi lugu, kuidas meil algas 8. klassi matemaatikatund, protsendid ja protsendid, see ju tähendab juba raha, on ju. Ja siis lõpuks me jõudsime selleni, et me rääkisime, kuidas palk kujundatakse ja missugused maksud on ja mitu protsenti on ja arvutasime seal, kui palk on selline ja siis läheb maha sotsiaalmaks ja tulumaks ja kõik, et kui palju need siis on ja palju kätte jääb. Ja meil oli nagu väga selline töine ja põnev tund nagu. Ja siis lapsed lähevad inglise keele tundi, ma ei mäleta, mis teema seal oli, aga igal juhul inglise keele õpetaja tuleb pärast vahetunnis minu juurde, ütleb, et kuule, nad tulid matemaatikatunnist ja inglise keele tundi ja tunni lõpus ütlesid, et jumala äge on ju, me ei teinud täna matemaatikas midagi, me ei teinud täna inglise keeles midagi. Aga tegelikult seal inglise keeles oli ka mingi selline hästi eluline teema, et nad ei saanud arugi, et nad õppisid. Ja see on nagu, aastad on möödas, aga see on nagu selline väga äge emotsioon sellest, kuidas päris elu tungis sisse, nii et noor ei saanud arugi, et õppis. No Kersti ja Eerika, et kas kõik aineõpetajad saavad Edu ja Tegu programmis siis selliseid nii-öelda tundidesse tuua selliseid asju, et me ei õppinudki täna matemaatikat või laulmist? Kindlasti. Me oleme lausa teinud 1. kuni 4. kooliastmeni välja nagu sellise lõimingu kava, kus nagu õpetaja näeb, et kus ta nagu päriselt seda lõimingut teeb ja kasutab, et igasuguseid vahvaid näiteid on, aga ma nõustun Maidega, mis ta enne rääkis ja mis ma olen nagu kuulnud erinevatelt kokkusaamistelt koolidega ja võrgustikus, et tegelikult ei ole probleem selles, et õpetajad ei näeks seda lõimingu kohta ja et ta ei näe seda lõimingut päris eluga. Me kõik teame seda, et on tähtis, et me oskaksime kirjutada, teha õige kirja, ilusti panna oma komasid õigetesse kohtadesse ja kasutada kokku-lahku kirjutamist. Aga kui ma ei tule tulevikus ükski kuu välja ja ma ei oska nagu planeerida, ma ei loe, võib-olla mul ei ole funktsionaalset lugemist ja mul on jälle maksud maksmata või mis iganes, eks ju, et need peavad olema sümbioosis, eks ju, et ma olen väga hea kirjaoskaja, aga ma saan ka ja loen ja saan ka aru, kuidas elada oma elu parimal viisil, et tegelikult on ainukene probleem, mis on läbi kõlanud, on koostöö probleem. Et me tulime Nõukogude ajast,
kus meil oli kollektiivsed eesmärgid ja plaanid ja me täitsime neid ja ühel hetkel, kui me saime vabaks, me väärtustasime tohutult individualismi ja me läksime, et mina soovin, mina tahan ja mina teen ja läksime nagu teise äärmusesse, kui me läksime praegu sellesse raskesse aega ja epideemia aega, siis me ühel hetkel saime aru, et me oleme teises äärmuses. Mina ei taha kanda maski, mina ei ole sellega nõus ja ma olin ikkagi see individualist ja ma ei suutnud näha seda suurt pilti enam ühel hetkel. Et me peame ka vaikselt liikuma sellisele keskteele, et jah, tähtis olen mina, aga ma pean suutma koos teha ja anda seda sünergiat, mitte et ma nagu võitlen ainult selle eest ka koos olles, et mis nagu ka räägivad erinevad ettevõtjad, et mul on ideaalsed inimesed ja nad saavad omavahel hästi läbi, aga kui me teeme tööd, siis nad on endiselt individualistid. Et minu saavutused, mis mina sellest saan ja nii edasi, et ja õpetajate puhul on ka, et minu aineteadmised, et ei kannataks ja äkki tuleb olümpiaad ja lõpueksamid, ja kui tulevad mingid tabelid ja kuskil me oleme ja kuskil on näha, et me oleme veel kuskil kinni. Aga ma usun, et me kõik liigume sinna, et me ei ole nagu teises suunas. Ma näen, et me liigume nagu õiges suunas kõik. Et nii need, kes arendavad siis võib-olla riikliku õppekava ja loovad neid näidisainekavasid kui ka sellel rohujuure tasandil, et see laps, see õpetaja, see lapsevanem, et me nagu liigume õiges suunas. Just Erika lisaks juurde, et eks ole hästi kompleksne teema, et mida teha, et õpilane tunneks naudingut õppimisest, et üks on see kindlasti see pingutuse küsimus, et see pingutus ei tohiks olla liiga piinarikas ja ta ei tohiks olla liiga lihtne, et igav hakkaks. Aga samas tõesti nii ta on, et nii karjääri kui ka ettevõtlusõppe on siis valdkonnad, kus seda päris elu aspekti tuleb ehk rohkem mängu kui võib-olla mõnes teises akadeemilisemas aines, ma ise olen ajalooõpetaja taustalt, et näiteks ajalugu ja kindlasti selline seos, et ahaa, et seda oskust ja teadmist ma saan kasutada sellises elulises olukorras, kindlasti aitab sellisele naudingule kaasa, et õpilane saab aru, miks ta mingit asja teeb. Just. Aga ma küsin siis, et kes on need teie programmis nende ainekavade ja lõimingute autorid, et kes neid teeb seal, et kas need on praktikud õpetajad, kes jagavad oma häid näiteid või teil on sellised spetsialistid, kes seal oskavad näha kõike ja toovad nii-öelda materjalid õpetajatele? No ikka praktikud, aga praktikud, ma ütlen ka selles mõttes, et on ka spetsialiste, selles mõttes, et rahatarkust võtame näiteks, rahatarkuse osa. Et ma võin olla väga tugev praktik. Ma ju kogu aeg loen raha ja ostan ja kulutan ja müün ja vahetan aga kindlasti ei ole ma spetsialist. Ja spetsialist tuleb ja ütleb mulle, et nad on jälginud, uurinud ja võt tark oleks nii teha. Ja tark on mõelda selle peale, et kui sa teist sammast ei tahtnud ja kolmandasse ei pane, et natuke mõelda, ja kui sa oled sel hetkel üksi, mis just siis saab ja et laps ei tunneks, mind ei huvita ja mul on, et see on nii kauge teema, et nagu õpetada nägema suurt pilti, selleks oleks vaja spetsialiste ja selleks, et pedagoogiliselt ja metodoloogiliselt näha head lõimingut, tunda last ja tunda pedagoogikat, selleks on meil vaja õpetajaid, praktikuid ja ma arvan, et selles sümbioosis sünnib üks parim asi. Just, ma olen hästi nõus, et see on selline koostöine tegevus, nii õpetajad, teadlased kui ka meie ametnikud, et sest iga tööspetsiifikas on mingi oma töölõik, mis domineerib juba rohkem kui teistes ametites. Näiteks meie ametnikena meil on rohkem mahti uurida erinevaid andmeid, teha selline ülevaade erinevatest uuringutest, mida teadlased meile omakorda panustavad ja loomulikult õpetajal on see kõige tänuväärsem vaade, mis nagu päriselt toimib klassis ja mis ei toimi. Et selles mõttes see koostöö on hästi oluline ja seda me kindlasti edaspidi tagame, et see oleks võimalikult hea.
No täna käis läbi see ettevõtlus on selline justkui nagu haridussüsteemis natukene vana sõna, me juba kõik teame, eks ju, et mis on ettevõtlus, aga see karjääri pool on võib-olla natuke uuem asi, et kas see karjääriõpe algab siis ka nüüd juba tegelikult lasteaias või on ikkagi see selline gümnaasiumi ja põhikooli lõputeema? Kindlasti kooliastmete ülene, kui programmist rääkida, siis praegu meil lasteaedategevusi karjääriõppe rindel veel ei ole, aga õpe kui selline, kindlasti maast madalast, et karjääriõppe üks suur müüt ongi see, et seda seostatakse väga üheselt karjääriinfoga, mis on siis teadmised tööturust ja õppevõimalustest. Ja samas, kui karjääriõppe, nii nagu ka ettevõtlusõppe, nii nagu ka alguses räägitud, on paljuski selline üldpädevuste arendamine. Ja Rajaleidjate ajal juba välja töötatud karjääri kujundamise mudel hõlmab ka üsna õpitulemuse tasandil ka esimest teist kooliastet, mis siis praktilises rakenduses koolielus ongi siis selline läbiva teema kaudu üldpädevuste kujundamine. Ja me tõesti juba tegelikult oleme alustanud alusharidusega ka ja lasteaia 5-6-aastaste ja 6-7-aastastele me teeme juba materjale ja just lähtuvalt sellest pädevusest ja sellest maailmast, millega nagu nemad kokku puutuvad, et kui minul on nagu suure pealkirjaga alapädevus, eetilisus ja jätkusuutlikkus, siis et kuidas kõneleb eetilisus 5-aastase lapse kõrvus ja mis on siis see, mis teda kõnetab, siis võib-olla näiteks, et kui me võtame, et õpetaja, kõik lapsed joonistasid pildid. Õpetaja on tavaliselt välja trükkinud iga lapse nime sildi, need, kes veel ei kirjuta seal ja siis, aga nad juba oskavad oma nime seal lugeda, teavad, kuidas ta nimi on ja õpetaja paneb iga pildi alla kellegi teise lapse nime. Mis siis laps teeb? Ta tuleb sinna ja ütleb, see ei ole aus, see ei ole Malle tehtud, see on minu tehtud ja see ei ole Juhani tehtud, see on Kalle tehtud. Ja siis tuleb see autoriõiguste teema, tuleb tegelikult väikest pidi, tilgutatakse lastele siukest teadmist, ja samamoodi, et ma ei küsi nagu väikse lapse käest, küsitakse. Aga üldjuhul me üritame nagu hoida seda suunda, et ma ei küsi, et kelleks sa tahad saada, vaid milliseks inimeseks sa tahad saada. Ja nende pädevuste kujundamise kaudu, et me tahame, et arst oleks ju hea ja hooliv ja bussijuht ka. Et selleks, et pigem tegeleda nende pädevuste kujundamisega, inimese kujundamisega ja siis võib-olla see 3.-4. kooliaste tegeleb selle infoga, et kui mul on nagu väga tummised pädevused mingid teatud valdkonnas, siis see annab mulle väga suure eelise teha briljantset tööd mingid teatud alal. No ma küsin ühe sellise võib-olla praktilise küsimuse, et minu lapsed on sellised teismelise eas, teevad nagu valikuid, et mis on nagu nende järgmine samm karjäärivalikul või et kelleks nad tahaksid saada, et kas see karjääriõpe annab vastuse noorele, et mis on tema sellised võib-olla tugevused ja kuhu suunas minna, et Eesti kool on veel paraku selline, et valikaineid väga palju ei ole, et see noor peab justkui nendes selle kooliaja jooksul aru saama selles kooliruumis, et kuhu suunas ta tahab minna, aga ta ei ole veel saanud katsetada päriselt, et mida üks või teine amet nagu tähendab, et kas see karjääriõpe aitab nagu selguse tuua siis noore jaoks? Ma siin tooksin mängu nüüd uue märksõna karjääriteenuste korraldus, et teatavasti karjääriteenused koosnevad karjääriõppest, karjääriinfost ja karjäärinõustamisest. Ja praeguse seisuga on karjääriinfo ja karjäärinõustamine Töötukassa pädevuses ja Töötukassa ongi see hästi oluline partner koolile. Kui ütleme selle karjääriõppe kaudu tõesti juba maast madalast kujundatakse neid üldpädevuslikke teadmisoskusi hoiakuid, 3. kooliastmes tuleb ka koolil selline samm selle karjääriinfo teel, et need samad ettevõttakülastused, võib-olla seal tagasi kooli projekti raames külalised või ka lapsevanemad tulevad kooli. Aga samas on hästi oluline, et ka juba seal kuskil 7. klassis luuakse selline läbimõeldud koostöö Eesti Töötukassaga, sest Eesti Töötukassas töötavad karjääriinfospetsialistid, kes valdavad väga hästi prognoose tuleviku kohta, kõik need OSKA uuringud ja raportid, et nemad teavad, et kas Keevita amet on asjakohane 5 aasta pärast, et kas me juuksureid vajame ja nii edasi. Ja nendel on ka kõige parem ülevaade erinevatest õppimisvõimalustest.
et kindlasti see koostöö ja kui noor veel vajab tuge ja abi, et siis sealt samast Eesti Töötukassast on võimalik ka siis kokku leppida nõustajaga kohtumine. Nii et hästi oluline, et 3. kooliastmes, et kogu see karjääriteenuste korraldus, mida Põrtsamaa väga hästi teeb kõik, et oleks selline hästi läbimõeldud ja siis noorele käepärane. No ma palun. Ja ma võib-olla tahtsingi nagu lisada siia juurde selle, mis on see praktiline pool, mis meie näiteks teeme. Et meil on väga palju koole, kui ma kuulan teisi koole üle Eesti kokku seminaridel või varem olid karjääriõpetajate suvekoolid ja kõik nii edasi, et mida tehakse, ma olen mõnikord nagu hästi kade, et kui ägedaid asju teevad, aga samas ma arvan, et meie peale võib ka mõnikord kade olla. Et kui me näiteks oma karjääripäeva hõlmame ära 6. kuni 12. klassi. Meil on see puht sellepärast, et meil on nii, et meil on 6 kuni 12 klass on ühes kooli õppehoones ja 1 kuni 5 on teises õppehoones, et siis me oleme niimoodi nagu jagunenud. Ja mida meie siis nagu praktiliselt teeme, et kuidas seda valikuid aidata teha või aru saada, millised ametid ja mida nad tähendavad. Et meil on 6. klass karjääripäeval käib alati kohalikes ettevõtetes ja me oleme kuidagi välja valinud, et nemad veel huvituvad väga sellest, et mis on pääste. Ja siis neile tehakse seal igasuguseid esitlusi ja kõiki asju. Politsei, Kaitseliidu malevas nad käivad siin koha peal, et nad teevad sellise päev otsa kõnnivad ringi ühest kohast teise, ega me neile bussi ei organiseeri, meil on väike linn, aga selline päris pikk jalutuskäik tuleb päeva peale. Siis 7. klassi õpilased me saadame igal aastal, kui koroonat ei ole, eks, saadame vanematega tööle kaasa. Ehk siis see on üks väga äge projekt, mis on ellu kutsutud, aga meie paneme selle karjääripäevale. Et nii, vanemad on teadlikud, palun võtke nad kaasa ja lapsed tulevad tagasi, et nad on saanud ise midagi seal teha selle vanema juures. Ja teate, kui suur on üllatus on see, et väga palju on lapsi, kes ei tea, mis nende vanemate töö tegelikult tähendab. Nad teavad, et raha tuleb koju ja ema käib tööl ja isa käib tööl, aga mida ta päriselt teeb, ta sellel päeval saabki teada. Ja kui on juhus olnud, meil on ikkagi on ka selliseid ameteid, kuhu ei saa kaasa võtta. On ta siis konfidentsiaalne amet või on seal mingi muu põhjus, siis on vanemad, kes võtavad, et ma võtan klassist 2 õpilast veel lisaks on ja ühel aastal ma mäletan, nad käisid ühes mööblifirmas ühe emaga siis kaasas, 3 õpilast oli tal kaasas ja nad tulid tagasi ja ütlesid, et me toppisime patju täis. Ühesõnaga, nad tegid seal päriselt tööd. Siis 8. klass, ma mõtlen, mis see 8. meil on, 8. klassile on meil olnud töötoad kutsehariduskeskustest. Praktilised töötoad, mitte see, et tuleb Tartu Kutsehariduskeskus, räägib, et meil on sellised erialad, vaid nad panevad päriselt need lapsed midagi tegema. Spa teenuseid näiteks, kohvipuruga koorima ja mida kõike. Viljandi kutseharidus, tal on küll teine ametlik nimetus, aga Viljandi kutsekool siis käib, nad tulid 1 aasta niimoodi, et ma mõtlesin, kas te kolite sisse torutööde töötuba, kui neid kohvreid sisse hakati tassima, see oli ikka nagu hullumaja. Selliseid asju, Olustvere käib ja küpsetab ja niimoodi. Ja siis 9 kuni 12 klass on need, kellele me kutsume siis oma ala eksperdid läbi viima kas loenguid või töötubasid. Ja sinna me kaasame väga palju tõesti oma ala eksperte, otsime tagasi kooliprojektide kaudu, kutsume vahvaid ägedaid vilistlasi, kes on millegi poolest tundub, et nad on midagi hakkama saanud. Sest noori näiteks huvitab, et aga mis ma siis teen, kui ma ei taha õppima minna pärast 12. klassi. Ja meil oli siin 2 aastat tagasi, olid just maailmareisilt aasta otsa mööda maailma ringi rännanud 2 noort vilistlast tagasi tulnud. Loomulikult me teadsime, et nad on tagasi ja tõmbasime nad kohe uksest sisse ja siis nad rääkisid, kuidas nad olid Ameerikas, käisid tööl, et ära elada, milliseid tutvusi tuleb omada, et hakkama saada, kuidas nad lõpuks jõudsid Austraaliasse välja, ühesõnaga tegid tiiru peale aastaga. Et see on see praktiline pool, mida meie nagu püüame noortele pakkuda.
no Maive, kui ma praegu sind kuulasin, mul tuli kananahk peale selles mõttes, et kas saab veel ägedamalt teha asju, et nagu vanemaga tööle kaasa, et see tegelikult ju ei nõua koolilt, ju ei tea, mis ressurssi, et see on natukene planeerimist on ju ja vanematega koostööd, aga sa ennem ütlesid, et nii, et nüüd sügisel või suvel hakkate tegema nagu selles mõttes uuendusi, et mida te siis nüüd uuendate, et kui teil juba nii ägedad asjad toimuvad, et kuhu suunas? Tead, me ise tunneme seda, et meil on see KESA ainekava, töökava, meil on selline tohutud tabel, kus meil on sees teemad, millal mingi õpetaja tundi läheb, ühesõnaga selline, et me tunneme ise, et me oleme sellest natukene, meie oleme väsinud, on ju, et rahutud hinged tahavad midagi muuta, et see ei tähenda, et õpilase jaoks nii palju peab seal muutuma, aga me tahame otsida uusi lõiminguid, uusi nippe, uusi meetodeid, et meil oleks ka huvitav, sest olgem ausad, õpetajal peab ka ikka tunnis huvitav olema. Ja kui ma 5 aasta täpselt sama asja peaksin tegema, siis ma enam ei jaksa. Et see on see koht, mida me tahame uuendama hakata. Või mis tahame, me hakkame, sest me tahame septembrist uue töökavaga siis peale minna. Aga üldises kooli mõistes meil tuleb ka päris palju muudatusi, et meil ei ole olnud põhikoolis väga palju karjääri- ja ettevõtlusõpetust. See on olnud lõimitud, aga nüüd sügisest tulevad meile eraldi ainekavad, eraldi tunniressurss, eraldi tund. 4. klassi tuleb näiteks suhtlemise väärtusõpetus. Aga no mis sinna alla ju käib kõik see, millest me oleme praegu siin täna rääkinud, karjäär, ettevõtlus, enesemääratlus, kodanikualgatus, kõik see on ju. No 5. klassis juba on praegu toimunud ettevõtlus, majandusõpetus, 6. tuleb ettevõtlusmajandus, 8. rakendame nüüd just välja tulnud selle uue vahva lõimitud ainekava, 9. tuleb meil puhas siis karjäärivalik-aine, mis on tegelikult kogu aeg ju olemas olnud, aga me oleme lõiminud selle varasematel aastatel pigem klassijuhataja tundidesse ja ainetundidesse, nüüd ta tuleb puhtalt ainetunnina. Ja siis see KESA jääb gümnaasiumit katma, et meil tuleb selline töine kevad ja väga töine sügis. Uued ainekavad, uued õppekavad rakendada, meil on õpetajatena töine ja põnev saab see aeg olema. Aga meie pluss, mis on võib-olla jälle meie pluss, on see, et meil on ettevõtlusõpetaja majandustausta haridusega. Meil on edu ja tegu programmi raames mitmed ettevõtlusõpetajad koolitatud. Meil on Junior Achievement'i kaudu õpetajad koolitatud. Nad osaliselt kattuvad, osaliselt mitte, eks. Mina olen peadpidi sisse süvenenud karjääri, nii et kui ma siin üldse räägin, siis ettevõtlusest ma räägin nii, et ma tean, eks, aga minu teema tegelikult on karjäär. Et meil on nagu hästi, kuidas ma ütlen, meil on olemas ka kitsa valdkonna spetsialistid, keda ka on vaja tegelikult. Ja kui enne siin, kas ma võin rääkida, jah? Et kui enne oli juttu sellest, et kes noortel aitab valikuid teha, siis jällegi meil on tore on see, et siin, ma arvan, umbes 5 aastat tagasi tuli minu juurde õppealajuhataja ja ütles, et kuule, et kas sa ei tahaks hakata, et tee 10. klassis motivatsioonivestlusi ja 12. karjäärivestlusi või nõustamisi ja 11. et siis oleks nagu grupiga. Et saaks selliseid individuaalseid vestlusi lisaks õpetajate või klassijuhatajate arenguvestlustele. Ja nüüd ongi olukord selline, et mul on igal aastal 100 individuaalvestlust 10. ja 12. klassi lastega. Ja me räägimegi motivatsioonist 10-ndikega, mis eesmärgiga ta gümnaasiumis on, mis on need, mis on tema tõekspidamised, mis teda huvitab, kuhu ta tahab jõuda, mida ta väärtustab gümnaasiumis õppimisel üldse. Ja 12. me tegeleme tegelikult nõustamisega. Et ma arvan, et meie õpilased on selle koha pealt nagu või sees. Et neil on nii palju teenuseid koha peal olemas ja muidugi Töötukassa on meie väga suur partner.
Absoluutselt, et seda on hästi suur rõõm kuulda, et kool väärtustab sellist nõustamistegevust ja Maive näol on ka siis leidnud spetsialisti, kes suudab seda ka läbi viia, et see on tõesti Põltsamaa õpilastele selline väga suurepärane võimalus. No ma kuulasin ka kadedusega, et eraldi tunniressurss kohe karjääriõpe juba 4. klassis, et mis saaks olla veel parem. Et ma saan aru, et te olete sellised, Põltsamaa on nii avatud kool ka, et kui nüüd mõni koolijuht või õpetaja tunneb, et me tahaks ka natuke nuusutada, mis on teie kesa ja võib-olla natuke teie vanu ainekavasid või töökavasidki lapata, et siis te jagate neid nõuandeid kindlasti ja siis uusi muljeid ka, et neid oleks põnev kuulata, et kuidas need kasvuraskused te ületanud olete. Ja me ei ole kadedad olnud, me oleme seda kesa moodulit tegelikult käinud Türi gümnaasiumis tutvustamas, siis me oleme esinenud sellega siin vabariigi konverentsil tegelikult näidanud juppe, et me ei ole nagu kadedad olnud. Me oleme selles mõttes kadedad, et me ei anna oma töökava, mis on väga selline mahukas ja võib-olla ainult meie lapsukene on ju, et me seda tavaliselt nagu üks-ühele välja ei anna. Aga me anname mõtteid ja me räägime oma rõõmudest ja muredest ja nendest lõimimise võimalustest, et me oleme neid väga rõõmsalt jaganud kõigiga, kes on huvi tundnud. Pigem praktika ongi näidanud seda, et kui sa võtad kellegi teise kooli üks-ühele mingi töökava üle, siis ta ei tööta ikka. Sellepärast, et seal on iga asja taga on konkreetne inimene ja just konkreetsete teadmiste ja oskustega inimene, konkreetse elukogemusega inimene. See tähendab seda, et iga kool peab tegema vastavalt sellele, milline on tema inimressurss. Ja kui seal inimressurssis on keegi teine ja teistsuguse elukogemusega, see tähendab seda, et ta saab pakkuda midagi muud. Ja iga kooli, midagi teie kesast, aga oma kesa, et oma just inimressurssi vaadates parim lõiming lastele tuua selle kogemusliku ja koostööse lähenemise sel klassiruumi. No just see oli ka ju põhjus, miks Maive ütles, et nad ise tunnevad, et on vaja edasi liikuda, eks ju, et inimesed arenevad, kasvavad ja on vaja nagu selliseid uusi tuuli tuua. Aga Maive, nüüd ma esitan sulle võib-olla viimase küsimuse, et võib-olla ma jõuan veel, aga kes teab. Et sa ütlesid, et nagu selline 5 aastat tagasi umbes hakkus õppealajuhataja sulle nagu sellist uut väljakutset, et kas lapsed on nagu sellega muutunud ka selle aja jooksul, et näed sa, et nagu selline mõttemuster mall on nagu juurdunud, et sa ütlesid, et erinevad õpetajad on läbinud Edu ja Tegu programmi koolitusi ja teisi ka, et kas see on kuidagi kandunud nendeni, et nad on kuidagi teadlikumad, iseseisvamad, võib-olla ongi ettevõtlikumad ja sellised tulevikuvisiooniga rohkem? Jaa, ma pean ütlema jah. Sellepärast, et ma näen seda, et kui üks asi muidugi, mis alguses võib-olla oli selline probleemi koht, oli see, et ega noored siis ju, kui see oli nii uus asi, siis kui nad minu juurde tulid, siis nad olid nagu ärevuses, et miks ma lähen. Jälle mingi õpetajaga vestlus on ju. Täna on olukord see, et nad otsivad mu ise juba üles ja ütlevad, et mul on vestlusel käimata. Ma nüüd tuleks või ma käisin, ma tahan veel, sest mul on vaja 12. klassi eriti, et mul tekkisid veel mingid mõtted või mul on mingi segadus on ju. Ja kui ma nüüd mõtlen nende vestluste sisu peale, siis 12. klass on kindlasti läinud, kuidas ma ütlen, konkreetsemaks selles mõttes, et nad teevad oma valikuid palju teadlikumalt, sest neil on nüüd tänu võib-olla sellele väga suurele ettevõtlusõppe ja karjääriõppe osakaalule ja kõigile nendele nõustamistele ja õppekäikudele ja projektidele on nende teadlikkus nii palju tõusnud. Et kui nad tulevad, siis täna neil on väga tihti juba mingi konkreetne mõte peas, mida me hakkame arutama ja kaaluma. Et kui ta tuleb, tal on 3 mõtet ja siis me vaatame, millised võimalused tal neid mõtteid ellu viia näiteks on. Et see on kindlasti muutunud. Et selliseid, kuidas ma ütlen, selliseid eksinuid, kes ütlevad, et mul ei ole ühtegi mõtet, selliseid tuleb täna vähem. Ja mis on muidugi tore on see, et mõni on tulnud ikka ja siis ta läheb ära ja ütleb, et ma selle peale varem ei osanud mõeldagi. Et eks see kõik vajab natuke noorte jaoks ka harjumist ja harjutamist, et ennast kuidagi analüüsida.
No Eerika, sina ütlesid meie vestluse alguses, et üks ettevõtlik inimene on lahendustele orienteeritud ja mina kui õpetaja olen väga huvitatud sellest, et minu õpilased, minu enda isiklikud lapsed oleksid lahendustele orienteeritud, et ma saan aru, et teie programm on see, et nagu see on see fookus ja selline põhisihtmärk ja eesmärk, et kus siis ikkagi õpetajad leiavad seda informatsiooni Edu ja Tegu programmi kohta, et oleks kõik koos ja ümmarguselt ja sellised julgustavad sõnad nüüd õpetajatele, koolijuhtidele, natukene sellised lõpusõnad enne viimaseid küsimusi. Just, et selle lahendustele orienteeritus on tõesti see, et ma mõtlesin kaasa nii teiega siin, kui te jagasite oma mõtteid ja siis ma mõtlesin ka selle peale, et miks see lahendustele orienteeritus on nagu iga indiviidi elus nagu ülitähtis, et me teame, et viimase aasta jooksul on võib-olla ka paljud kaotanud töö ja see sektor lihtsalt ei tööta enam või see on väga paljud koondatud, ja seal olukorras me näeme, et võtmesõna ja võtmeküsimus, et elu saaks jätkuda, on lahendusele orienteeritus. Et ühe korraga, et see elukestev õppe, see, mis ka karjääris nagu kõlab nii elavalt, et see ei ole nagu, et ma õppisin õpetajaks, kõik mul ei ole õpetajana tööd ja ma ei lähe poodi, ma ei lähe siin, aga siis mõtle midagi muud, et ole lahendusele orienteeritud. Et siis kõik meie materjalid, mida me oleme praegu teinud ja meie ainekavad ja videod, kõik on olemas sellises kohas nagu ettevõtlusõpe.ee kodulehel. Siis meil on loodud Facebooki konto ettevõtlusõpe, siis on Facebookis ettevõtlus- ja karjääriõppe grupp, kuhu on oodatud, see on siis eelkõige õpetajatele, kuhu on oodatud õpetajad, kes viivad läbi siis kas ettevõtlus- või karjääriõpet või lõimivad neid ja või on neil omavahel on kogemusi. Siinkohal kõik, kes kuulevad ja juhtumisi mõtlevad või on seal grupis, et inimesed üldjuhul tulevad saama. Ja ootavad ja tihti ei tule seal midagi, et see andmise koht on nagu jube väärtuslik. Et mis see iganes ei ole, see mõni mõte, mõni tund, mõni õnnestumine, et kui inimene võtab ka selle seisukoha või deklareerib endale, et ma olen jagaja, ja ma jagan elukogemust ja just sellist nagu minul on ja ma usun, et on neid, kes sellest osa saavad ja sellest võidavad, et neid ootame oma ridadesse aina rohkem juurde. Kodulehel on üleskutse ka uudiskirjaga liituda, et siis just. Võtke ja tehke seda. Aga Kersti, kas sina oskad anda nõuandeid ka võib-olla siis konkreetselt koolijuhtidele, et kuna on õige aeg hakata nagu nii-öelda reformima, tuua selliseid muutusi kooliellu? No ma usun, et juba praegu kohe võib siis esimesi arutelusid õhku visata, aga augustis, kui koolid uut õppeaastat hakkavad kokku panema, et kui toimuvad sellised kooli õppekava ülevaatamised, värskendad ülevaatamised, siis tegelikult siis on hea koht vaadata üle ka karjääriteenuste korraldus. Ja kindlasti selle pilguga ka, et ettevõtlusõppe oleks ka selles läbi mõtestatud. Et üks minu büroo tööülesandeid on ka kooli õppekavade analüüs. Ja kui ma nüüd sellise karjääriõppe spetsialisti pilguga vaatan, siis hästi sageli on see, et koolid ei märka ettevõtlusõpet panna karjääriteenuste korralduse sinna alapeatükki, mis tegelikult väga hästi toetab. Et see on see üks koht, kus seda läbi mõtestada kooli meeskonnaga ja mõelda tõesti, kuidas siis seda läbiva teemaga kooliastat üleselt siis korraldada. Ja meie poolt on siis abimaterjalid, et nii rajaleidjalt päranduseks saadud mudel, uuendatud materjalid ja rääkimata siis kogu sellest Edu ja Tegu toetusest, millest me siin täna rääkisime. Ja Eerika, sa mainisid, et koroonakiuste teie teete suveseminari, et ma saan aru, et õpetajad, kes on võib-olla siin igasuguseid koolitusi läbinud nüüd Zoomi teel, tahaks hirmsasti võib-olla päriselt inimesi näha, et kas nii-öelda sellised kollanokad võivad, kes ei tea üldse teie programmist mitte midagi, võivad ka kuidagi liituda või pakkuda mingeid koolitusi? No see on see, et lapsed, kes kui vangis elanud, pole ammu murul käinud. Et tõesti, et eelkõige
ja me ootame sel aastal suvekooli karjääri- ja ettevõtlusõpetajaid, et kuna ka töötoad on nendele orienteeritud ja karjääri- ja ettevõtlusspetsiifilised, on ka üleseid aga eelkõige siis neid, kes on valmis tegutsema hakkama või juba tegutsevad, siis tõesti õige pea tuleb info ettevõtlus- ja karjääriõppe õpetajatele suveseminari kohta. Ja sealsamast kodulehelt, mis ma nimetasin, www.ettevõtlusope.ee, sealt lehelt saab lugeda kõigi planeeritavate ja juba käimasolevate koolituste kohta, et see on pidevalt uuendatud, nii et olge asjadega kursis ja käige ja külastage seda kodulehte. Maive, kuidas teie koolis on, et sa ütlesid, et kiired ajad on ees, et kas august on liiga hilja mõelda selle peale, mis uus õppeaasta toob? No meie esimene töökoosolek on 14. juuni. See ütleb vist kõik, et me juba elame natuke mõttega järgmises õppeaastas. Väga hästi. No nii, aga nüüd on alati, minu lemmikküsimus on see saatekülalistele, et kindlasti jätsin ma küsimata mingisuguse väga tähtsa küsimuse, millele teil on olemas suurepärane vastus, et visake õhku küsimus ja proovime vastused leida. Ühe info killuna, mis jäi praegu rääkimata, et meil on just siin Harno üldhariduse õppekava ja õppevara osakonna üldhariduse büroos ka võimekus koolimeeskondi koolitada, aga me oleme ise ka nüüd ootel, kuna see viirusolukord lõplikult läbi saab, et seda siis kõvaliselt välja hõigata, aga ma arvan, praegu on hea koht mainida, et see võimekus on olemas, seda soov seda teha, et kui kool soovib sel teemal pöörduda meie poole, siis tehku seda julgesti. No siinkohal tekib kohe uus küsimus, et kaua see Euroopa Sotsiaalfond teid toetab, et ühel hetkel saavad rahad otsa ja siis on kööga või et kui kaua saab? No hetkel oleme me kuni 2023, aga juba teame, et seda teemat ei jäeta, sest ta on üks tulevikupädevustest, et me elame majanduskeskkonnas ja me peame selleks, et elada, tööd tegema ja tegema oma karjäärivalikuid ja olema ettevõtlikud, et see teema ei saa välja suure, sellepärast et siis peaks midagi katastroofilist juhtuma. Selles mõttes me teame, et tulevad jätkuprogrammid, missugused nad täpselt tulevad, aga põhimõtteliselt võtmesõnaks on siin tulevikupädevused. Ja me loodame selle 2 aasta jooksul teha ära veel sellise tugeva fundamentaalse töö, et meil on olemas veebimaterjalid, õpiampsud, et igaüks saab ennast ise ka koolitada, harida, et ta saaks elada ka siis, kui ei ole sellist suurt koordineerivat üksust, vaid iga kool koordineerib oma tööd ja just lähtudes ressursist, vajadusest, piirkonnast, kas me oleme suurlinnakool või me oleme väike maakool ja jälgime seda, mida saab siis kohalikus kogukonnas teha ja et mitte ei toimuks nagu suur linnastumine, et kuidas jääda maale ja nii edasi, et see kõik vajab väga individuaalset personaalset lähenemist, et teeme nii palju, kui saame enda poolt, aga võtmesõnaks on ikkagi see ettevõtlikkus ja algatusvõime ka kohalikult koolilt, omavalitsuselt. Võib-olla siinkohal nimetada ka maakondlike arenduskeskused, kes on meie väga head partnerid ja kes tulevad väga hästi, väga heal meelel kaasa, aitavad nõu ja jõuga, lepivad kokku kohalike ettevõtetega, et ainult nende poole pöörduda. Ja nad on väga head partnerid koolidele. Nii, ja Maive, sinu poolt, kas on sina kui õpetaja, et jäi sul kõrva, et nii, et teiste õpetajatele võiks veel seda ka mainida? Ma mõtlesin selle peale, et tänu sellele koroonale on tegelikult ju hästi plahvatuslikult kasvanud igasugused veebiseminarid, veebitöötoad, et mida teeb siis nii Töötukassa kui erinevad muud organisatsioonid, et mina julgustan nagu neid kasutama, sest mina ise ennast leidsin küll väga tihti sellel perioodil, kui me nüüd kodus olime arvuti eest, et tund või poolteist kuulata väga põnevaid ettekandeid või väga põnevaid inimesi, et
ütleme, see sõiduvaev jääb ju ära ja koolitused tulevad koju kätte, et mina julgustan nagu õpetajaid seda nagu kasutama ja ka õpilasi, sest väga palju asju on, mis on suunatud ka õpilastele. Et need on väga äge asi, mida koroona siiski endaga kaasa tõi. Head. Just, me oleme siin kõik lahendustele orienteeritud, me näeme seda potentsiaali, mis on nüüd avanenud. Aga selge, siis ma tänan teid kõiki saates osalemisest ja nagu ma aru saan, siis potentsiaal on avanenud kõikide jaoks ja loodame, et kõik meie kuulajad leiavad Edu ja Tegu programmi ning võtavad siis vajadusel ühendust kas siis Kersti või Eerikaga või jõuavad siis ka Põltsamaa Ühisgümnaasiumisse külla, kes lubab siis lahkesti toetada. Aga tänusõnad meid kuulamast ja järgmise korrani! Kui sinagi said koos meiega täna uusi mõtteid ja inspiratsiooni, siis anna taskuhäälingule hoogu juurde. Laigi, jaga ja kommenteeri meie postitusi sotsiaalmeediakanalites. Kui soovid taskuhäälingut Õpime koos toetada, siis täname sind annetuse eest MTÜ Tartu Loomemaja arveldusarve kontole. Kõik vajalikud lingid leiab saate kirjeldusest.